No tervist suvesangarid, alustame suve täna siit Vallipaari eest. No rääkige, mis sellel hooajal siis uut ja põnevat on? Sellel hooajal on inimestel võimalus meie saates jällegi osaleda, kaasa lüüa ja kanda sellist vahvat kuldset kiivrit, kui me viime läbi toredaid eksperimente ja inimestel on auhinnamängud. Nii et jällegi on võimalik kaasa lüüa mitte ainult teleekraani taga, vaid saada osaks suvesangarite saatest. Ja me ootame tegelikult, et inimesed sellel aastal teeksid kodus vahvaid tüngavideosid ja filmiksid need üles ja meile saadaksid. Nii on võimalik ise saada saatesse, on võimalik oma perekond kaasata saatesse ja me tahame ainult, et need tüngad oleksid heatahtlikud, et mingit sellist pahatahtlikku momenti, et keegi haiget saab, et seda me ei soovi. Aga me just proovime sellise lõbusa osalemise eksperimendiga minna inimestele lähemale sellel aastal ja väga palju ootame neid tüngavideosid tõepoolest. Aga kus neid inimesi siis rahalt maha võetakse, et kus need eksperimendid käivad? No ikkagi, mis on need Eesti maakohtade tõmbekeskused, eks ikka külapoed ja siis seal samas A ja O, Konsum ja kõik sellised kauplused, koopikauplused on need, mille juures me siis kohtume inimestega, need vähesed tõmbekeskused, mis maapiirkondadesse veel alles jäänud on. See on see koht, kus inimesed saavad kokku, see on see koht, kus elu käib ja kus liigub informatsioon. Kus liigub informatsioon, täpselt. Vägev. Ma saan aru, et teil on see aasta ka 3. saatejuht. Avalikustate äkki, kes see on, mis on tema nimi, mis on tema agenda? Ja, meil on 3. saatejuht, kelle nimi on kolleeg ja kes on rahvuselt koer. Ja tema on praegu läksin TV3 avalike suhete juhiga natukene jalutama, kuna ta pisut erutus sellest ajakirjanike tähelepanust. Aga Kertu Jukkum erutus sellest tähelepanust ja siis meie kolleeg viis tema jalutama, et ta rahuneks. Aga meie kolleeg, nimega kolleeg, siis sellel aastal osaleb meiega päris paljudes erinevates eksperimentides ja me õpime sellel aastal, kuidas oleks õige loomade seltskonnas käituda just inimesel ennekõike, sest me üritame kõik loomi panna meie raamidesse, aga tegelikult oleme ju meie külalised selles suures loomariigis. Ja tegelikult, mida inimesed võib-olla ei tea, on see, et koerad on väga suured gurmaanid ja ka väga head sommeljeed, et kui meil on vaja saates midagi maitsta, testida, siis kindlasti tema arvamusega me arvestame. No väga vägev, siis kõik koerad ka telekate ette iga õhtu. No meie soovitus üldse ongi, et võtke ka endale koer, et koer on selline, ikkagi pereliige ja ma arvan, et annab perele väga palju juurde. Väga ilus mõte. On küll. Indrek, räägi, sina teed ju Raadio 2 veel ka seda hommikusaadet, et tavaliselt inimesed on kuidagi niimoodi aru saanud, et meil on siin nii pime ja kole Eestimaal, et siis suvi on see aeg, kus nagu võiks puhata ja mängida ja sina oled endale võtnud rohkem kohustusi juurde, et kuidas sina nüüd niipidi elad? No ma olen esiteks nüüd teinud sellise asja, ma nüüd suvel natukene raadiost puhkan ka ja siis ma saangi suvesangarite saadet rõõmsalt teha, et ma Eesti mehe moodi puhkan tööd tehes, töö juures on minu puhkus. Mul on hea meel, sest et ega ma nii, kui ma ei teeks tööd, siis vaevalt ma nii paljudesse Eestimaa kohtadesse üldse satuksin. Ma ilmselt istuksin männiku karjääri ääres liiva augus, vaikselt käiksin, kastaksin külma vette ennast, aga nüüd ma saan käia Rõuges, saan käia Taeblas, ma saan käia Saaremaal, sellistes kohtades, kuhu ma muidu poleks viitsinud minna ja teha asju, ilma milleta oleks minu suvi oluliselt vaesem. Nii et ma arvan, et tegelikult ei pea minu pärast muretsema üldse, et mul on töötades, tunnen ennast väga hästi. Selge. Ja üks viimane küsimus on veel. Ma ei tea, kas sa arvad ära, mis see küsimus võiks olla? Kui ütle jah. Ei arva, ma ei tea. Okei, tegelikult ma tahtsin pärida sinu pulmade kohta, et ei ole ju enam saladus, et Indrek abiellub see aasta ja meie elu 20... Ei oleks vaja olla. Sõber ei tea, palju on. Täitsa. Yes. Päriselt või? Oi. Vau. Kuule, thanks. Nii. Okay. Ma ütlen ei. Meie suve jääb rangelt kollegiaalseks, me teeme koos tööd, me sõidame küll mööda Eestimaad, aga ainult range töö olen suve. Jah, ega see... Isamehe ametist. Töö ei ole nagu abielu tegelikult. Jah, ei. TV3-st näeb suvesangarid esmaspäevast neljapäevani kell 21.30 ja kui ei õnnestu pihta saada õigel ajal, siis tv3play.ee. Selge, võib-olla siis küsin sinu käest eraldi hiljem, kus ja millal, et tahaks ka seda kutset saada sinna. Aga suur aitäh teile ja näeme teleekraanil. Aitäh ja edu ja jõudu ja kui on vähegi mahti, siis ikka vaadake suvesangareid 3-s.